Rääkides Jeruusalemmast, räägime erakordsete konfliktide epitsentrist. Seda linna on tema ülipika ajaloo jooksul rünnatud 52 korral, vallutatud ja taasvallutatud 44 korral, piiratud 23 korral ja 2 korral tehtud täiesti maatasa. Lausa ebamaine vallutusiha on vallanud seda endale tahtjaid. Jeruusalemm asetseb geograafiliselt 3 maailmajao sõlmpunktis ja juba see tõsiasi loob igale laienevale impeeriumile vajaduse linna endale haaramiseks. Kuid siiski ei ole vaid ainult see tema rohkearvuliste vallutuse põhjuseks. Tegelikult põhjused on siiski peidus pinna all, mille leidmiseks tuleb meil minna palju sügavamale. Täna võtame eesmärgiks keskenduda Jeruusalemma vallutajatele ja erinevatele perioodidele linna ajaloos. Jeruusalemma heitluslugude kirjeldamiseks on olnud mitmed selle pealtnägijad, nagu näiteks prohvet Jeremia, Nehemia, Joosef Flavius ja paljud teised kroonikakirjutajad. Sündmusi ja värvikaid isikuid, keda on siit läbi käinud, on liiga palju, et neid kõiki mahutada pooletunnisesse saatesse. Seega seame eesmärgiks anda teile lihtsalt põgus ülevaade ja üksikasjade avastamise jätame teile kõigile kodutööks. Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuse karikaks kõigile ümberkaudsele rahvale ja sel päeval ma teen Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile. Kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid ja kõik maapaganad kogunevad tema vastu. Nendel müüridel seisvad vahimehed on pidanud 10 kordi nägema pilti lähenevatest vallutusjoovastuses sõjavägedest. Neil müüridel on meeleheitlikud kaitsjad tõrjunud piiramistornidega, redelitega vallutajad, trotsides noolerahet ja kiviheitemasinatest vuhisevaid mürske. Siinsetel tänavatel on voolanud veri ojadena. On olnud vallutajad, kes on olnud linnale armulisemad kui teised. Ühed on siia sisenenud, hävitades oma teel inimesed, ehitised, röövinud varandusi, kiskunud maha linna müürid, süüdates põlema ja jättes endast maha vaid tahmunud rusuunniku. Teised on aga respekteerinud Jeruusalemma ja säästnud hävingust, alistades selle vaid oma võimule. Siiski ei ole olnud ühtki suurvallutajat, kes oleks siin resideerunud või siit oma impeeriumi juhtinud, nii nagu kuningas Taavet, kes armastas Jeruusalemma kui omaenese hinge. Neil on puudunud igasugune kiindumus linnasse. Jeruusalemm on olnud neile vaid vallutustrofeeks, mitte rohkem kui jahiloomanahk kamina esisel. Jeruusalemma endale haaramine on õnnestunud Paabelil, pärslastel, erinevatel islami vallutajatel, mamelukidel, ristisõdijatel, ottomanidel, brittidel ja nimekiri võiks veel jätkuda ja see ei ole mitte sugugi lühikene, kui veel arvestada nende hulka erinevate kaasaja suurriikide juhte, kes püüavad oma jalga
ukse vahele saades avaldada mõju selles piirkonnas. Alates linna rajajast Taavetist valitsesid Jeruusalemmas tema järeltulev kuningate dünastia, mida kutsutakse Taaveti kojaks. Läbi kuningate ajastu võisid jumalakartlikud kuningad loota Jumala kaitsele. Kui aga kuningad olid jumalatud, andis Jumal linna laastamiseks nende vaenlaste kätte. Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede Jehova Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab. Jeruusalemmas elava prohvet Jesaja päevil kogunes Assuri kuningas väed ja tuli linna piirama. Assüüria, kes oli just hiljuti tõusnud välja vahepealsest mõõnaajast, oli taas saavutanud võimsa vallutaja impeeriumi kuulsuse. Linna järel linn langevad tema armeede kätte Megido, Hatsor, Laakis. Süüria ürikute järele 46 linna. Kõik osutub sellele, et üsna pea on see enesekindlust saavutanud armee ka Jeruusalemma all. Mis suudaks seda linna päästa? Mis võiks piiramise olukorras olla olulisem linna veevarustusest? Jeruusalemma ainus veeallikas Gihon aga asetses väljaspool linna müüri. Kuningas Hiskia alustas kiiruga tunneli kaevamist, mille eesmärgiks oli juhtida allikalt vesi linna ära. Tööd tuli alustada korraga tunneli mõlemast otsast, sest vaenlase väed olid linnale lähenemas rutuga. Täna kõnnivad turistid taskulampidega Hiskia tunnelis, mis voolab 2700 aastat hiljem ikka veel puhta ja värske veega. Suureks mõistatuseks aga on tänasini see, kuidas õnnestus tunneli kaevajatel ilma kaasaegse mõõtetehnikata mõlemad tunneli otsad kokku saada. Siin on tahvel, mis on koopia siit leitud originaalist, mis kirjeldab seda, kuidas kaevajad kuulsid vastu tuleva meeskonna kirkade helisid ja nad kohtusid teine teisega ning vesi voolas tulima. Võitlus linna piiravate assüürlaste vastu osutus võidukaks, kui jumalakartlik Hiskia ja prohvet Jesaja hüüdsid Jumala poole ning Jumal saatis assüürlaste laagrisse ootamatu katku, millesse suri ühel öösel 185 000 sõdurit. Jeruusalemm elas üle suurvõimu armee piiramise ja jäi ellu veel järgmiseks 114 aastaks. Kaugeltki mitte kõik Taaveti dünastia kuningad ei olnud nii jumalakartlikud kui Hiskia. Juba Taaveti poeg Saalomon taganes oma usu siirusest ja hakkas oma arvukatele naistele püstitama õlimäele ebajumala ohvri altarid. Jumalakartliku Hiskia enda poeg Manasse osutus isa reformide lammutajaks. Ta seadis templisse Baali ja Ashera kujud ja lausa mees prostituudid. Siin Hinnomi orus seisis suur põletusahi Tofet, mille ehitas kuningas Manasse laste põletusohvriks toomiseks ebajumalatele.
preestrid tagusid valjult trumme, et summutada surevate laste karjeid. Kuningas Manasse julmusele lisab kaalu veelgi see fakt, et ta ohverdas siin isegi oma pojad. Sellepärast sai see org allilma sümboliks Gehennaks, kus põleb kustutamatu tuli. Hiljem kasutati sedasama orgu prügipõletuse paigana, mis on vastupidine üleval asuvale templimäele, kus on lahkumatu Jumala kohalolu. Sada aastat hiljem ründas järgmine supervõim Paabel kuningas Nebukadnetsari juhtimisel Jeruusalemma. Prohvet Jeremia hoiatas kuningas Sidkiat, et tal tuleb alistuda, vastasel juhul linn hävitatakse. Tollane Juuda kuningriik oli aga ääretult korrumpeerunud. Linnas valitses vägivald, jumalatus ja nõrgemate rõhumine. Jumalakartus oli sootuks kadunud. Jumala sõnumi toojat Jeremiat koheldi julmalt. Ta visati kaevu, tema raamatuid põletati avalikult. Sidkia oma naiivsuses alustas aga Nebukadnetsari vastu mässu. Nebukadnetsari väed tungisid aastal 586 augustikuus linna, võtsid Sidkia kinni, tappes tema pojad ja torgates välja tema silmad, viies ta koos parima rahvaga Paabelisse asumisele. Jeruusalemmale sai osaks kohutav paljaks riisumine. Nagu oli tollal tavaks end vaenlasele mitte alistunud linnale. Neil, keda tapeti, läks paremini kui neil, kes jäid ellu. Mu silmad on piserast kibedad, mu sisemus käärib. Mu maks on valatud maha mu rahva tütre murdumise pärast, sest linnaturgudel on nõrkenud lapsed ja imikud. Nad küsivad emadelt, kus on leib ja vein, kui nad nõrkevad nagu haavatud linnaturgudel, kui nad heidavad hinge oma ema süles. Jeremia, keda hoiti kuninga palee all vanglas, oli linna hävingu tunnistajaks. Kuidas küll istub üksinda see kord nii rahvarohke linn, kes rahvaste seas oli suur, on saanud lesknaise sarnaseks. Meie nahk hõõgub nagu ahi näljakõrvetuse pärast. Siianis on naised raisatud, vürstid on poodud nende käe läbi. Kuu aega hiljem andis Nebukadnetsar käsu oma väeülemale linn maa pealt kaotada. Esimest korda peale Jeruusalemma linna rajamist Taaveti poolt põletas Nebuzardan kõik linnakojad ja kiskus maha linnamüüri. Tempel hävitati, kuld ja hõberistad viidi Paabelisse ja lepingulaegas on kadunud tänini. See oli esimese templi perioodi lõpp, esimese heebrealaste diaspora algus, mis leidis aset aavikuu 9. päeval. Kas oli see juhus või pime kokkusattumus, kuid just sel samal päeval 500 aastat hiljem leidis aset teise templi hävitamine roomlaste poolt ja algas juutide 2000 aasta pikkuna diaspora, aga viimasest räägime üksikasjalikult veidi hiljem. Paabelisse vangi viidute laulude folkloori vormis 70-aastane vangipõlv järgmistesse kurpoeetilistesse salmi ridadesse nõnda.
kuidas me võime laulda issanda laulu võõral pinnal? Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks. Kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Tuleta meelde, issand, Jeruusalemma hukatuse päeva. Nagu Jumal oli enne vangi viimist Jeruusalemmale lubanud, pöördus 70 aasta möödudes tagasi rahva jääk, keda oli küll vaid ligikaudu 5% vangi viidute rahva arvust. Nad ehitasid üles tuhast Jeruusalemma müürid, templi ja ajapikku asustuslinn jälle rahvaga. Kuid see kõik oli vaid endise hiilguse halevari. Kui Aleksander Suur aastal 332 enne Kristust Jeruusalemma marssis, ei tulnud ta kui vallutaja, vaid kui sõber. Jeruusalemlased tervitasid teda väravas punastes pidurietes, seejärel läks ta templisse ja ohverdas seal Jehoovale. Nii sai Jeruusalem omale ilma verd valamata uued peremehed. Kreeklastega tuli linna meie mõistes lääne tsivilisatsioon ja uus mõttelaad, hellenism, mis kätkes endas Kreeka kultuuri, religiooni, luulet, keelt ja sporti. Kuigi hellenistidel oli selle aja mõistes kõrge kultuur, kauplemisoskused, teadus, haridus, filosoofia ja arhitektuur, oli neil väga madal moraal. Paljad mehed spordimängudel, joomingud, orgiad, kõikjal lugematud ebajumala kujud. Ei võtnud kaua aega, kui see hakkas käristama Jeruusalemmas lõhet kahe kultuuri vahele. Aleksander Suure surma järel käis võitlus võimu pärast tema kindralite vahel. Jeruusalem vahetas sellal 6 korda oma isandaid. Hellenistide hullumeelne kuningas Antiochos Epiphanes aga otsustas kindlalt juutide religiooni välja juurida. Ta tungis templisse ja käskis juutidel altaril ohverdada endale kui jumalale. Ta keelustas surmaähvardusel šabati, ümberlõikamise ja rüvetas templi, ohverdades selle altaril sea. 6. detsembril pühitses ta templi riigijumalale Olümpusele. Sellega oli ta juutide jaoks ületanud punase joone.
Kui juudi preestreid sunniti helenistide poolt surmaähvardusel ohverdama roojaseid ohvreid, siis leidus üks hulljulge preester, Juudas Makabeos, kes ajas seljasirgu ja keeldus. Selle asemel tappis ta sõjamehed, kes teda selleks Jumala teotuseks sundisid. Selliselt käivitas Juudas Makabeos pöördelised sündmused juudi rahva ajaloos, mille lõpptulemuseks saavutasid nad midagi iseseisva riigi taolist. Makabeidest aga algas hasmonealaste valitsuse dünastia, kelle valitsejateks aga ei olnud mitte kuningad, vaid hoopis ülempreestrid. Juudas Makabeos ja tema vennad, kes küll kõik üksteise järele langesid lahingutes, suutsid siiski ajada helenistide väed Juudeast ja Jeruusalemmast minema. See oli väikese Taaveti supervõit hiiglasliku Goljati üle. Makabeid, olles rahvuslikult motiveeritud, olid võidukad. Neil õnnestus taastada templiteenistus, mille auks on tänasini säilinud juutide iga-aastane püha Hannuka, kus 8 päeva järjest südatakse erilisel 8 arulisel küünlajalal küünlaid. Oli aasta 161 enne Kristust. Aleksander Suure valitsejate nõrgenemine tõstis areenile Rooma impeeriumi. Jeruusalemm ja Judea said selle uue impeeriumi ääremaadeks. Rooma valitses oma valdusi raudse haardega, kuid poolenisti irooniaga võiks isegi väita, et Jeruusalemmal vedas. Seda jäi valitsema pooljuut Rooma vasallkuningas Herodes Suur. Osava poliitikuna ja julma valitsejana suutis ta jääda võimule erinevate imperaatorite valitsuse ajal ja ehitada Jeruusalemma mitmeid märgilisi ehitusi, millede jälgi on tänaseni näha kõikjal kogu linnas. Alistatud rahvana elas Jeruusalemm Rooma alluvuses. Kuid tuli, mis oli peidus tuha all, lahvatas lõkkele Herodes Suure poegade valitsuse ajal aastal 66, millele andis omamoodi võimaluse raudse keiser Nero surmajärgne valitsuse vaakum. Alguse said erinevad juutide ülestõusud roomlaste vastu, mis oma algfaasis olid vägagi edukad, võites järjestikku mitu Rooma leegioni. Nende võidu nautimine Jeruusalemmas jäi aga vaid 4 aasta pikkuseks. Nero järel tõusis Roomas uus keiser Vespasianus, kes vallutas Jeruusalemma. Linna piiramine kestis 4 kuud ja sulges endasse lõksus 100 000 inimesi, kes olid paasapühadeks Jeruusalemma palverännakule tulnud. Ebainimlikes tingimustes oli linnas ellu jäänud ligi 500 000 nälgivat inimest. Siiski oli kaalul palju rohkem kui vaid ühe linna saatus. Kaalul oli terve juudi rahva ja usu eksistents. Keisripoeg Tiitus oli määratud kogu sõjakäiku juhtima. Tema käsutuses oli 4 leegionit ehk 60 000 Rooma sõdurit. Tiitus tahtis küll linna ja templit säästa, kuid Rooma sõdurid, kes pooljuhuslikult heitsid tõrviku ühest templi aknast sisse, süütasid templi altari kuivad puud. Sellest süttis tulekahju, mis levis peatamatult, süüdates templi ja kogu linna. Roomlaste linna tunginud väed tegid templi ja linna võidujoovastuses armutult maatasa, samal kombel nagu täpselt 500 aastat tagasi ka Nebukadnetsar. Kogu juudi rahva hing ja süda tehakse Tiituse keisripoja armee poolt pihuks ja rusuhunnikuks. Tulekuumuses sulanud templi arvukas kuld voolas sillutise pragudesse
ja roomlased täitsid Jeesuse ettekuulutuse sõna-sõnaliselt, kuid nad sealt kulda välja urgitsedes ei jätnud kivi peale, mida nad ei oleks maha kiskunud. Roomlaste jeruusalemlaste massi hukkamised katsid õlimäe nõlvad ristilöödutega, nii et uute ristide panekuks polnud lausa kohta. Nii pidid uued hukatavad ootama elavas järjekorras. Lausa nii rohkesti oli risti löödud, et lõppes isegi puit ristide valmistamiseks. Juudi kroonik Josephus kirjeldab neid õudsaid tapatalguid ja hävingut sarnaselt Jeremiia nutulauludega. Linnamüüri äärsed orud olid täidetud lehkavate surnukehadega, mis olid heidetud üle müüri. Nende lihast toitusid koerad ja šaakalid. Selliseid õudusfilmi taolisi sündmusi kirjeldab Josephus, kuid temale ei anta võimalust Jeremiia kombel Jeruusalemma pärast nutta.